Ja olen rahul küll. Hästi palju erinevaid variante on siin, erinevad poodlemis- või ostlemisvõimalusi, süüa, meelelahutust. Olen rahul. Jah, see on väga äge. Mulle väga meeldib siin, ma esindasin ka seega. Ja olen. Kui mulle tuleks keegi külla, kes pole kunagi Keilas käinud. Kui ma vastan täiesti ausalt, siis ma arvan, et Jõeparki. Aga teine otsus oleks kindlasti, ma arvan, noortekeskus, sest et see on nagu kõige huvitavam koht, ma arvan, Keilas, mis nagu noortele meeldib. Ma näiteks neile linna, nagu käiksid keskpargist läbi, viiks Jõeparki ja siis terviseradadele, kus on need uued ehitatud asjad. Ma võiks kõigepealt Mart tooks siia keskparki ja siis näitaks talle kirikut ja jõge ja terviserajad kindlasti. Keila keskparki. Tahakski näha rohkem meelelahutust, ma arvan, et see, mis see noortekas teeb, siin on päris äge. Aga et võiks sellised sarnased asju rohkem olla, et mingid loose, mingi interaktiivseid tegevusi. Et see aasta näiteks ole seda CrossFitti näinud siin, et seda võiks tagasi olla. Noortekeskuse vaba ja see koht. Ausalt ma arvan, et kuna ma olen osa Keila lastekoorist, siis esinemist. See on ikka vapustav tunne seda teha tegelikult. See, et siia koguneb väga palju inimesi Keila sünnipäeva tähistama. Mu vanaema tantsis just siin. Ja see oli väga äge, väga äge. Mulle väga meeldivad see shoppamise tänav, mis seal on, et sa saad nagu erinevaid väikefirmasid, seal on üldse väga palju. Mulle meeldib see, et väiksed firmad, väiksed kogukonnad saavad tulla siia ja ennast reklaamida ja võib-olla koguda igasuguseid püsikliente või lihtsalt followere või midagi. See ma arvan. Ongi lihtsalt ringi ja vaadata erinevate tuttavatega kohtuda ja ongi mind väike asi soetada või süüa. Lihtsalt põhiliselt ongi, et nagu seltskond siin, nagu tuttavad tulevad vastu, saame rääkida natuke. Põhimõtteliselt see siin.